kõige kõrgem ütleb, et on olemas tema ehk elu ise, ehk lätte, ehk üks. Temast eraldi on looja ehk isa, ehk Jumal ja siis veel Kristus. Neist kolmest igaüks võib teile esineda endana ja vajadusel võib kõrgeim ühendada nii looja kui Kristuse endaga. Looja ja Kristus on suured energiat inimese jaoks, kuid kõrgeim on ülisuur isegi nende kahe jaoks. Armsad inimlapsed, absoluutselt kõik, mis on, ka kõige väiksemad osakesed, mis siial ei ole nähtaval või mingil imelisel viisil, on osakesed minust. Erki kaudu kõrgeim, jagades uusi teadmisi, ütles, et igaüks, kes tuleb minu üritustele, mis toimub ka praegu, on minu kaitse all. Ka teie lähedased on samamoodi kaitstud ja ka see viirus, mis nüüd paljude inimeste elu häirib, hoitakse teist ja teie lähedastest oskuslikul viisil eemal. Mina räägin selle kurva jõu või olevuse esinemisest ja nakkumisest inimestesse. See viirus oskab õppida ja vältida isegi minu asetatud tõkkeid. Kedagi meist kolmest paludes te saate siiski kaitset. Armsad sõbrad, mina jälgin seda viirust ja ootan, millal küll inimkond ärkab. Kaitsepookimised aitavad teid vaid hetkeks, tõesti vaid hetkeks. Osa vaktsiine on küll oskuslikult valmistatud, kuid viirus muudab end jälle ja tarvis oleks uusi vaktsiine. Kas inimkond tuleb minu tõelise jõu juurde, kes ma suudan alistada selle musta olendi ja kõrvaldada teist? Mustast olendist ehk viirusest hoidumiseks või selle alistamiseks tuleks vaikuses ja rahus oma sisekaemuses olles paluda abi ühe käest meist kolmest. Kõrgeim, looja ja Kristus. Kõik kolm ootavad teie pöördumist, et nad võiksid teid oma valgusega aidata. Vaat selline oli 25. novembril Erki Toomala kaudu antud info. Need meditatsioonid, mis me teeme, kus me omale juurde palume valgust, need aitavad meid just sel teel edasi. Et nende meditatsioonidega me oleme, nii nagu kõrgeim ütles, oleme tema kaitse all ja meid aidatakse. Nii nagu siin lugesin, et tuleb olla vaikuses ja rahus. Teisiti ei ole võimalik kõrgemal oma kõrgeid energiaid meile alla anda. Nüüd ehk alustame siis energiaseansiga. Istume mugavalt, paneme käed põlvedele, peopesad ülespidi. Sulgeme silmad, et välised asjad meid ei segaks. Et suudaksime leida endas rahu ja jääme vaikseks. Nüüd, kui tunneme vaikust ja rahu, palume valgusel tulla ja keskendume vastu võtma valguse energiaid, millest eelmisel seansil me rääkisime. Salvestame need valguse energiad endasse. Palume valgusel aktiveerida oma valguse DNA, mis on tähtsaim osa DNA-st. Ja läheme seda mööda teadlikult oma kõrgema minani. Kõrgem mina asub ajatuses, aga see ajatus on siinsamas meiega koos. Meiega on koos nii aeg kui ajatus kui igavik. Neist ükski pole meist kaugel.
kui me oleme jõudnud oma kõrgema minani, siis tagasi teel me võime tuua oma ellu häid muutusi. Valgus aitab muutusi teoks teha. Mediteerimise ajal te olete võimsas ühisväljas ja see aitab muuta edasiliikumise sujuvamaks. Nüüd siis alustame meditatsiooni. Vaatame enda sisse ja teeme seda, millest just jutt oli. Mina näen, et terve meie ühisväli on muutunud valgusrikkaks, ainult üks tihe valgus, mille sees me viibime. Kasutage seda ära, palun.
valgus, mis meid ümbritseb, on veel tihedamaks muutunud. Valgus on kõrge võnkesagedusega ruumiline energia. Energiate nägijatel on võimalik seda näha. Kahe avatud silmaga tavavaatamisega seda ei näe. Küll võib seda tunda. Tundmine ongi peenem asi kui nägemine.
endasse valguse toomine ja oma valguse DNA aktiveerimine muudab teie liikumise juba alanud kuldsel ajastul sujuvamaks. Oma ja valguse DNA aktiveerimine aitab teid kõikidel tasanditel, terviseküsimustes. Siia kuulub ka see viiruse jutt, mis enne oli, külluse küsimustes, rahu tasakaalu saavutamisel, suhete küsimustes, aitab teil olla rahuseisundis, avada teie andeid ja oskusi. Kõikidel inimestel on sündides kaasa saadud imelisi andeid, mida inimesed ei ava sageli terve elu jooksul. Tähendab, osa inimesi ei ava, aga samas on inimesi, kes avavad oma anded ja tunnevad sellest rõõmu ja rahulolu, kui saavad tegeleda oma annetega ja oskustega. Valgus aitab, et selgineks teie tegelik missioon planeedil Maa. Inimesed tulevad sageli ja küsivad, mis on minu missioon. Seda ei saa kõrvalt keegi öelda, seda peate enda seest leidma. Ja kui valgust olete juurde saanud, siis see avaneb teile kergemini. Nüüd te olete valgusest täitunud. Te näete välja nagu valguspallid. Ja hakkame seda valgust nüüd välja hingama ja aitama maad ja kogu elu maal stabiliseerida kõikjal. Seda vajatakse just kuldajastusse edasiliikumise jaoks. Umbes 10 minutit hingame välja valgust ja mõttes levitame seda kõikjale. Mida rohkem te valgust levitate, seda rohkem te seda juurde saate. Ja teil ei teki kunagi valgusest puudust. Nii kaua, kui olete tasakaalus. Kui vihastute või tekivad muud negatiivsed tunded, siis see vähendab kohe kiiresti teie valgushulka. Nii et püüdke olla stabiilses seisundis, rahuseisundis, tasakaalus. Ja nüüd siis kiirgame edasi valgust välja.
oleme nüüd toonud maale palju valgust juurde ja enda kaudu seda ka välja kiirganud. Kui me selle seansi lõpetame, siis te liigute edasi oma keskkonnas ja levitate igal pool seda ilusat valgust. Te olete edasi valguspallid ja suureks rõõmuks inimestele. Olge heatahtlikud ja abivalmis, siis teie valgus saab toimida ka teistele. Nüüd, kui me lõpetame seansi, siis ma sooviks, et te kirjutaksite vastu ka ja kuidas teile meeldis see seanss. Ja järgmine seanss toimub järgmisel pühapäeval samal ajal. Siis on juba teine teema, uus teema. Nii, lõpetame siis seansi ja tänan teid. Soovin teile kena päeva. Teisipäevast alustame uute 21-päevaste seanssidega, kus räägime jällegi valgusDNA-st, Pirita kõrgetest energiatest. Nii et kel on huvi, vaadake lehekülge lille.ee ja sealt leiate kõik, mis tarvis. Ja kutsun teid osa võtma nendest seanssidest. Aitäh! Kohtumiseni peagi.